Linna peal räägitakse, et Toyota on tänu mudeliuuendusele toonud oma Yarise tänapäeva, mis on muidugi väga kiiduvärk, sest et kui ta tuleks minevikust, ei sooviks ju keegi teda osta ja kui ta saabuks tulevikust, võiks ta ka pisut võõrana tunduda. Kuid minu jaoks on suurem küsimus hoopiski see, et millist rolli Toyota Yaris tänapäeval mängib. Tere tulemast taas kord kaasale oma Nice Luxury proovisõidule. Miks ma seda küsin on sellepärast, et sellest polegi ju veel valgusaastaid möödas, kui Toyota püüdis vallutada linnatänavaid ja poeparklaid väikese IQ või Aigoga, kuid tarbijaskond tõrjus need autod eemale ja arvas, et parem on ikkagi osta poes käimiseks endale RAV4 või Land Cruiser, sest et mine sa tea, juhtub mõni äärekivi nõlv tee peale sattuma. Ja see tähendab ka seda, et uuenenud Yarise tiibu on hoolega kärbitud tarbijate poolt, ehk teda ei soovita ei manuaalkastiga ega ka kolmeukselisena, ehk neid enam ei paku. Ja Toyota uue filosoofia kohaselt anda vaid hübriid, mis kõik teeb tema hinda ikkagi üpriski krõbedamaks. Aastal 2000 valiti ta maailma aasta autoks ja suutis ta oma edu korrata aastal 2021 ning eelmine aasta täitus 10 miljoni Yarise müüki terves maailmas ja pagasrumi mahub talle 268 liitrit, küll aga Hyundai i30 mahutab endas 395 liitrit ehk kuigi Yaris võiks öelda, et ärge võrrelge mind Hyundai i30-ga, mina olen ikka i20 rivaal, siis Yaris enam mitte, su hind on nii kallis, et nüüd on sul ka uued konkurendid ja rivaalid. Tagaistujatel on jalaruumi isegi on natukene ja ka pearuumi seal leidub ja ka Kardani tunnelit seal pole, mis tõttu on keskmisel reisel seal üsnagi hea sõita. Ja küll leidub seal palju kõva plastikut ja seda plastikut on püüdud ilusamaks teha, aga plastik jääb ikka plastikuks ja paremas varustuses on Alcantara sisu siniste õmblustega. Ja 9-toline multimeediasüsteem on tal olemas, mis selle graafika on ka ikkagi suure arenguhüppe läbi teinud ja paremas varustuses on 10,5-toline multimeediasüsteem ja algvarustuses on 1-tsooniline kliima, küll on aga olemas seal juba võtmeta käivitus ja juhtmeta Android Auto Apple CarPlay ühendusvõimalused ja olemas 12,3-toline digitaalne näidikupaneel, mis saabub sind rõõmustama paremas varustusastmes ja kehvemas varustuses on analoognäidikud koos 4-tolise DFT näidikuga. Ja sisu näeb muidu hea välja, aga muidugi nagu öeldud, leidub sealt igast plastiku detaile ka. Mootori ruumis on tal olemas nüüd põhimõtteliselt vaid üks mootor ehk 1,5 liitrine bensiinimootor, mis on vabalt hingav ja omab endas vaid 3 silindrit, mis tähendab seda, et võimsust on tal 115 või 130 hobujõudu ja võimsust on ta suurendanud võrreldes varasemaga 5% võrra ja 0-100 jõuab ta nüüd 9,5 sekundiga. Ja kütus kulutab kusagil 4 liitrit 100-le ja varustatakse ta vaid CVT automaatkastiga ja tema hinnakiri, hoidke nüüd toolis kinni, algab 22 000 eurost ja küündib 28 000 euroni ehk paar tuhat eurot juurde makstes saad endale juba alla hinnatud Toyota Camry kätte, mis tõttu on Toyota Yaris küll hea varustusega ja täiesti muheda välimusega, sellise ümara võitu, nagu ta on alati olnud, kuid tema hind on nii kallis, et muudab Toyota Yarise sisuliselt täiesti mõttetuks ja sisuliselt selliseks, et tuleks tal need tiivad üldse täiesti maha võtta. Mis me sellise Yarisega lõpuks siis teeme, näete kena välja küll, aga küsib enda eest juba sellist hinda ja konkureeriv Hyundai i30, mis on juba suurema klassi auto, annab ennast kätte 17 900 euroga ja lubab sul ka täiesti manuaalselt käike vahetada. Selline on uuenenud Toyota Yaris ja kui sa oled Toyota Yarisesse tulihingeline fänn, siis on siinkohal sinul kindlasti põhjust rõõmustada ja tõtata Toyota esindusse. Kui mitte, siis saad sama raha eest igasuguseid häid autosid.
selline oli sellekordne naisbokseri proovisõit ja kohtume teiega juba nädala pärast. Seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.